Tervist, tervist, Merike numbrite keel. Täna vaatame siis sellist asja, et kõige heldemad ja kõige ihnemad inimesed sünnikuupäeva järgi. Ja kui te arvate, et seda on keeruline välja arvutada, siis ütlen teile, et piisab ainult ühest näitajast. Et mõista, et kas inimesel on kalduvus teha heldeid kingitusi või olla üldse suuremeelne. Või olete omadel kohanud hoopis kitsit inimest või oled sina ise kitsi või väga helde. Ja vaatame siis, vaatame siis seda, kuidas seda arutada. Ma tuletan meelde, et te viibite siis numbrite keel Youtube'i kanalil. Et kui sa oled siin esimest korda, siis pane pöial ja telli kanal ja kui sa oled siin ammu, siis pane mulle kommentaaridesse tere, tere. Ja siis see näitaja ehk siis mille järgi me arvutame, see on sünniaasta. Ja selles näitajas, selles, kas on helde või ihne, mängib siis sünniaasta väga suurt rolli, sest sünniaasta vastutab inimese annete ja tema tõelise vajaduse eest. Aga kuidas siis anded ja vajadused saavad väljendada inimese heldust või kitsidust? Väga lihtsalt öeldakse et tal on annet raha kulutada või et tal on sisemine vajadus kõike armastada ja kõigile meeldida ja nii edasi. Ja arvan, et see video on kasulik kõigile. Selleks, et iseendast rohkem aru saada ja võib-olla eelkõige nendele, kes praegu seisavad siis elukaaslase valiku ees. Ja me kõik tahame, et meie kõrval oleks helde partner, kellel ei oleks kahju kulutada meie peale ressursse ega raha. Sest tihti juhtub nii, et kohtad inimest, et ta tundub alguses täitsa okei, hea ja korralik ja selline perekonnainimene. Ja siis, kui hakkate koos elama, siis hakkab selline tohutu kokkuhoid kõige arvelt. Ja selle kohta on ju palju nalju ja eriti nende kohta, kes juba esimesel kohtingul arvestavad, kas naine on siis nõus pooled arved ise maksma või siis jagate alguses üleüldse, et mida iganes, bensukulud ja kõik asjad. Või siis isegi, kui lähete ühistranspordiga, et kes mis lipu ostab või pileti ostab, vabandust. Ja vaatame siis sünniaastat. Ja võtame, õigemini kirjuta siis endale ülesse või kui sa seda peast saad arvutada, siis on ka nagu väga okei. Ja oletame, et mul on jälle väike spikker tehtud, ma sain siin vastukajaks, et ma pean natuke kauem seda tabelit näitama, et te sellest aru saaksite. Et võtame siis aasta ja näiteks on siis 1970. No ma näitan, ma nüüd panin siia rohkem neid asju üles, millest ma rääkima hakkan, et kui sa liidad kokku 1 + 9 + 7 + 0, siis sa saad 17. Ehk siis nii, nagu siin sellel näitel on. Et sellega on kõik väga hästi. Ehk siis te peate saama sünninumbri või selle sünniaasta numbri kuni 22-ni. Et näiteks, kui sa oled sündinud siin, kusjuures oligi üks kommentaar eelmise video all, et on sündinud sellel aastal, ehk siis sinule väga hea näide, et kui sa said siis selle 22, ehk siis 1 + 9 + 6 + 6 on 22, siis sellega ei pea enam mitte midagi tegema, see jääb täpselt nii. Aga kui summa tuleb suurem kui 22, no näiteks siis siin on 1986, jah, liidad siin kõik kokku ja siis sa saad 24. Siia, ma panin hüüumärgid ka, et te näeksite. Siis 24-st pead sa lahutama 22. Ja sa saad siis 2 selleks vastuseks, mida sa täna hakkad vaatama. Et pane siis pausile, ma väga loodan, et te näete. Ma pean natukene vaatama seda. Ma unustasin ära tegelikult, et näed, väga hästi näeb. Unustasin ära, et mul on taust tehtud häguseks. Ja võib-olla eile, kui ma näitasin eile selles eelmises videos, siis seal te võib-olla ei näinud, nii et siit peaks kõik väga hästi nägema. Nii, nii, väga hea. Ja vaatan siis kõik läbi 1 kuni 22-ni ja nii nagu ma ütlesin ja olen enne ka maininud, et siis koolkond, kus mina olen siis õppinud numeroloogiat, on seotud suurte arkaanidega. Hetkel mul kaarte kaasas ei ole siin nii et kes siis teab, pange ise numbrile sinna see arkaan kõrvale, ma mainin selle ära ka, võite pilte saata ka kommentaaridesse, ma arvan, et vist need lähevad ka läbi väga hästi. Ehk siis, kui sa said kokku arvutuseks 1 ja see on maag ja loomulikult on selle arhetüübi omased
teatud jooned, sealhulgas see, kuidas raha kulutatakse, kelle peale seda siis ka kulutatakse. niisiis maagiinimene, tema heldus on väga valiv. alustuseks on ühega inimese jaoks raha ressurss, mida ta saab juhtida ja mille abil saab mõjutada ümbritsevat reaalsust. ja see on maagi puhul üsna normaalne. ja räägin sellest siis, milline inimene on siis, kui ta elab oma elu nii-öelda kõrgemates vibratsioonides ehk siis positiivsemal sagedusel ja räägin siis ka miinuspoolest ja kõigepealt siis plusspoolest. niisiis maaga on maagil on siis valiv heldus ehk siis kes sai siis number 1. raha on ressurss, mille abil maag saab elu mõjutada. kui näiteks tegu on mehega, siis teeb ta tavaliselt tähendusega kingitusi. Need ei pruugi olla väga kallid, aga need võivad rõhutada teie isikupära või olla midagi, mida te olete ammu soovinud ja millest olete kunagi mööda minnes rääkinud ning inimene siis, kes sai aasta kokkuliites 1, on selle meelde jätnud. ja tema jaoks on kingitus viis muljet avaldada ja ühtlasi olukorda enda kontrolli alla saada. ja selline inimene võib olla väga helde, aga ta võib olla ka manipuleeriv ja kitsi, arvates, et tema kohalolu ongi juba iseenesest kingitus ja see juhtub siis, kui ta elab sügavas miinuses. kui te saite tulemuseks 2 ja see on ülempreestri ehk preestrinna arhetüüp ja ütleksin, et siin on tegu varjatud heldusega. 2 ei korralda mingit helduse paraadi, aga see ei tähenda, et ta oleks kitsi. see tähendab, et ta on väga valiv, kelle vastu võib ta olla helde ja kelle suhtes emotsionaalselt külm. enamasti puudutab see heldus kodu turvalisust ja mugavust. ja kui olete näiteks siis aasta kokku liidetult number 2 inimesega, siis ei hoia ta kokku kodu turvalisuse arvelt ega sellelt, mida on vaja koju soetada. mingeid pööraseid kingitusi ei maksa siin ilmselt oodata, sest siin on esiplaanis ratsionaalsus. ja miinuses võib 2 olla emotsionaalselt külm. see tähendab, et teie ootate mingit avatust või heldust, aga see inimene käitub eemalolevalt ja teeskleb, et ei saa aru, et teil midagi vaja on. sest ta elab justkui endasse suletult. ja ta ei saagi lõpuni aru, kas ta on teie vastu helde või hoopis kitsi, sest sellised inimesed on väga varjatud loomuga. ja siin sõltub kõik sellest, kuivõrd teie väärtused kattuvad tema omadega. kui teie jaoks on tähtsad kodu turvalisus ja kõik, mis puudutab kodu heaolu, siis on 2 pigem helde. kui aga te olete selline inimene, kellele meeldib niisama ringi käia ja enda peale raha kulutada, siis ma väga ei usu, et aasta kokkuliites number 2 on teie suhtes siis nii väga helde. nii, järgmine, kui te saite 3, see on keisrinna arhetüüp. ja siin võin siis kohe öelda, et 3 on tõenäoliselt üks kõige heldemaid märke, numbreid. ja 3-le meeldib kulutada mõnuga. talle meeldib, kui kingitused inimestele tõeliselt meeldivad. ja 3 armastab kingitusi teha, sest ta tunneb endas külluse energiat. tegelikult on 3-l see külluse energia tõepoolest ka olemas. kui rääkida 3-st miinusest, siis ta ei ole ka siis kitsi, kui ta miinuses on. pigem kulutab rohkem, kui teenib. näiteks teenib number 3 saanud siis inimene 100 000, aga tahab oma armsale nii väga midagi meeldivat teha, et võtab laenu ja ostab midagi, mis ületab tema palgataset. noh, 100 000 siis ma ei tea, 3 aastas äkki või? ma ei tea. jaa, aga võib-olla ta soovib kinki teha, mis näiteks maksab, ma ei tea, 1 000 000. ja ma ütleksin, et see on pigem selline priiskamine, mitte kitsitus, ehk siis ta tahab näidata, mitte ta on lihtsalt valmis võtma koormat enda kanda. kui saite tulemuseks 4, siis see on keisri arhetüüp ja kuigi 4-l ja 3-l on mõnes mõttes sarnasusi, siis nii 3 kui ka 4 peavad oluliseks ka staatust väljendavaid kingitusi. 4 jaoks on tähtis, et kingitus oleks kasulik. midagi niisugust, millest oleks reaalselt kasu. kingitus peab olema loogiline. ei saa öelda, et 4 oleksid suured kinkimishuvilised, pigem tehakse seda vajaduse järgi. ja miinuses kipub 4 raha kokku hoidma ja põhjendab seda sellega, et praegu pole mõistlik raha kulutada. ja siin tema meelest on tegu tarbetu kuluga. ja veel kord, 4 heldus ei ole emotsionaalne, vaid pigem ka ratsionaalne. kui te saite 5 ja 5 on siis hierofant arhetüüp. ka siin ei räägi siis me mingist pöörasest heldusest ega helduse vaatemängust.
see ei ole preestri teema, sest ka preester on loogika, läbimõeldud kingituste ja mis peamine, õigete kingituste poolt. Hierofandil siis tal on oma väärtused, oma tõde ja veendumused, mis neist lähtuvalt võib ta teha kingitusi ja olla helde just seal, kus see on tema jaoks väärtuslik. näiteks ei pruugi ta teile osta kasukat või lambanahkset kasukat, üldse kasukat. aga kui midagi juhtub teie tervisega ja tervis on tema jaoks väga suure väärtusega, siis ravi peale võib ta küll heldelt kulutada, isegi kui see on kuidagi väga kallis. nii et ka siin ei maksa oodata erilist emotsionaalset avatust. miinuses võib hierofant olla väga kitsi, eriti kui tal on veendumus, et kokku tuleb hoida ja sent hoiab eurot. ja, ehk siis kommenteerige siia. kui te saite tulemuseks 6, siis see on armastuse tüüp, armastajate arhetüüp. nii tahaks praegu kaarti tõsta, aga ei ole kaarte. ja 6 on Veenuse mõju all, seega on need inimesed tõesti helded, kuid nende heldus on väga emotsionaalne. ja nad võivad teha emotsionaalseid oste, täpselt nagu 3-gi. Nad teevad tihti spontaanseid kingitusi. ühesõnaga, 6 on helded. miinuses läheb see üle priiskamiseks, sest seal, kus on Veenus, ei tunta piire ei kulutamises ega raha väärtuse hindamises. ja Veenuse inimesed elavad pidevas küljuse tundes. Neil on tunne, et raha tuleb ja mida rohkem kulutad, seda rohkem seda juurde tuleb. ja nende puhul on see sageli nii. ja nende arvates see toimib nii. noh, ehk siis siin ütleksin nii, et kui sul on elukaaslane, kelle aasta kokkuliites sa saad 6, siis jälgi seda mängu. ja 6 miinuspool on valed valikud ja valed inimesed ja valed inimesed siis ka koostööpartneritena, kelle peale siis on investeeritud ja raha kulutatud ja siis hiljem kahetsetakse. ja kui te saite tulemuseks 7, siis olgu öeldud, et 5, 6 ja 7 on pigem noorema põlvkonna inimesed. et pigem need, kes on sündinud seal üle 2000. ehk siis meie lapsed, teie lapsed. ja siis neid tasuks ka siis väga tähelepanelikult jälgida, et neid õnnestub veel kuidagimoodi mõjutada, et nad miinustesse ei langeks. niisiis 7 on Kaariku arhetüüp ja see ei ole samuti selline helduse paraad, sest sõjavanker tähendab alati eesmärgikindlat inimest. Nad on helded siis, kui mõistavad, millist eesmärki nad sellega taotlevad. näiteks võivad nad olla helded, kui see aitab neil oma eesmärke saavutada. ma olen helde, ostsin või kinkisin sulle midagi, sest tean, et tänu sellele teed sina mulle midagi head või annad mulle midagi vastu. Nad liiguvad sihikindlalt eesmärgi poole. miinuses võivad nad olla väga pragmaatilised. kui asi ei vasta nende eesmärkidele ega ülesannetele, siis nad lihtsalt ignoreerivad mõtet, et peaks olema helde või avatud. ja kui see nende eesmärkidega ei haaku, siis 7 helde ei ole. nii et 8, õigluse arhetüüp. ja see on selline Saturni energia ja 8 ei ole peaaegu kunagi helded. kommenteeri, kui ma eksin. sest number 8 on rohkem selline tasakaalu energia. ja see tähendab sõna otseses mõttes suhtumist sina mulle, mina sulle. Nad arvestavad kõik läbi. sina mulle nii palju, mina sulle täpselt sama palju. mingit spontaanset heldust siin ei ole. ja kui suhtlete 8-ga, hoidke tasakaalu, kui palju tema teile, sama palju teie ka temale. kui sa said 9 ja tuleb öelda, et 9 ei ole samuti kuigi helded. Need on pigem inimesed, kes elavad enda sees. ja enamik 9, keda olen kohanud, on kinnised ja keskendunud omaenda läbielamistele ja probleemidele. ja nad pigem toimetavad omaette. see ei ole see olukord, kus inimene teile avatud südamega midagi kingib või teeb. et ma ei räägi ainult siis materiaalsest poolest, vaid isegi emotsionaalsest poolest. komplimendid, kiitus, emotsionaalne tugi ja nii edasi. sedagi te neilt eriti ei saa, sest nad on enesesse sulgunud pigem. kui ma ei eksi, siis oli erak äkki. ja kui teiegi olete introvert, siis võib 9 teile siis isegi sobida, sest siis kõnnite kahekesi ringi selliste mornide inimestena ja võib-olla polegi teile kogu seda heldust vaja.
piisab sellisest napisõnalisest tere hommikust ja nägemist. Kommenteeri. Kui te saite tulemuseks 10, siis see on õnneratta arhetüüp. Ja siin on kõik väga selline nagu tujukuse küsimus. Täna võib 10 olla siis helde, homme aga üldse mitte. Homme võib ta sootuks teie vaateväljast kaduda. See on seotud tema muudliku loomuga. Seetõttu on üsna mõttetu ennustada, kas ta teeb teile 8. märtsiks kingituse, kas õnnitleb uue aasta puhul või kas ta üldse mäletab teie sünnipäeva. Need on küll huvitav, eks ju? Vaat, kui sa siiamaani ära kuulasid, siis liida kindlasti ka kõik oma lähedased kokku. Ja siis kingituste tegemine ei ole 10-le väga tugev külg. Talle tuleb seda meelde tuletada, muidu te ei saa temalt midagi. Aga kui 10 on heas töös ja õnn talle naeratab, siis uskuge mind, ka teile naeratab temaga koos olles õnn. Juba ainuüksi see, et olete tema kõrval, on omamoodi kingitus, sest teile justkui avaneb hea õnn. 10 on siis õnneratta energia. Ja muidugi võivad sellised inimesed mõnel hetkel väga palju saada, justkui lihtsalt niisama, ja siis ka seda jagada. Aga et 10 planeeriks mõistlikult oma raha ja ressursse ning otsustaks ette, et annab teile kindla summa või teeb kindla väärtusega kingitusi, siis seda juhtub üsna harva. Ta on väga muutlik. Täna helde, homme kitsi. Kommenteerige. Kui te saite tulemuseks 11, siis see on selline jõuenergia, jõuarhetüüp. Suurtest arkaanidest räägin siis. Ja kui küsida, kas need on helded või kitsid inimesed, siis pigem helded. Ja seda enesekindlalt, sest jõuarhetüübiga inimesed tunnevad oma sisemist väge. Nad tajuvad, et ma saan seda endale lubada. Seepärast võivad nad teha kalleid kingitusi ja teha seda väga enesekindlalt. Nad justkui mõistavad, et neil on jõudu teenida ja takistusi ületada. Seega võivad nad seda endale lubada. Ja see ei tähenda, et nad kingisaajad alandaksid. Aga kui 11 elab miinuses, võib ta raha abil teisi alla suruda, näiteks oma üleolekut või kontrolli. Ja muide, sedasama on võimeline tegema ka 1 ja 2, sest maagia preestrinna arhetüüpides on samuti manipuleeriva energiaga. Raha võib neile olla manipuleerimise tööriist. 11 puhul ei ole see niivõrd manipulatsioon, vaid üleoleku näitamise vahend. Kui tulemuseks saite 12. Ma vaatan korraks ühte asja. Vabandust. Nii, kui te saite 12, siis see on poodu arhetüüp ja siin on heldus pigem sunnitud, pigem selline ohvriheldus ja see on selline, et annan endast viimasegi. Nii peab olema väga ettevaatlik sellega. Ja selline inimene ei aita külluse ja jõutundest, vaid pidevast puudujäägi tundest. Sageli elevad 12 inimesed seda energiat miinuses. Ja see on raske energia ja seda on keeruline positiivselt välja elada. Seetõttu on raske öelda, et 12 teeb kingituse rõõmuga. Pigem juhtub nii, et ta teeb midagi heldest südamest ära, aga hakkab pärast võib-olla kahetsema, et teda ei tänatud või talle midagi vastu ei tehtud. Ehk siis 12 on alati selline ohvri, mitte alati, aga see on selline ohvri energia. Nii, kui tulemuseks saite 13, see on siis surma arhetüüp. Ja see arhetüüp on samuti seotud loogika ja ratsionaalsusega. Ja siin ei maksa samuti oodata siis mingit helduse vaatemängu. See on mõistlik kulutamine ja mõistlik tarbimine. Kingituste puhul on see inimene üks neist, kes mõõdab 7 korda ja lõikab 1 korra. Selles helduses ei ole emotsionaalsust, on ratsionaalsus ja kalkuleerivus. Miks ma seda teen? Milleks ma praegu heldust üles näitan? Nad mõtlevad alati mitu sammu ette. Ja miinuses võib 13 olla emotsionaalselt külm. Nii et mingit heldust te sealt ei saa. Ta võib teid lihtsalt ignoreerida. Kui tulemuseks saite 14, siis see on mõõdukuse arhetüüp. Juba nimi iseenda eest ütleb seda, et mõõdukalt. Helduse paraadi siit ka ei ole vaja oodata, aga need on tasakaalukad ja mõistlikud inimesed. Ma ütleksin, et vaikne heldus. Need ei ole ahned inimesed, kui vaja, aitavad nad teid ja võivad olla helded. Kuid see pole emotsionaalne heldus. Mitte nii nagu näiteks kolmedel. Annab südamest. Või nii nagu näiteks kuutel. Siin käib kõik pigem läbimõeldult. Enne kulutamist loeb ta raha üle ja hindab, kui asjakohane on tema jaoks parasjagu nii helde olla. Miinuses võib ta kõikuda ühest äärmusest teise. Kord on helde, kord täiesti kitsi.
jah, kui tulemuseks saite 15, siis see on kuradi energia, kuradi arhetüüp. ja ma ütlen tihtipeale, et palun ärge ehmuge, selles arhetüübis pole iseenesest mitte midagi hirmutavat, ehk siis see on lihtsalt sellega seotud. siin on manipuleerivat energiat nagu ühel ja kahel, aga peenemal kujul, sest number 15 näeb inimesi läbi, see energia siis. tema heldus on pigem mänguelement ja samuti viis inimesi juhtida. ja selline inimene võib olla väga karismaatiline ja osata kingitust mõjusalt üle anda. kingitused võivad olla lausa ekstravagantsed, aga number 15 saanud inimesed ei tee kunagi midagi niisama, sellel on alati mingi mõte ja tagamõte. kui ta teeb kingituse, siis tähendab see, et ta on mitu sammu ette arvutanud. tema heldus seega pigem kalkuleeritud. miinuses võib ta oma heldusega teha teise endast sõltuvaks. mm,. näiteks kaassõltuvus on siin väga selline esimene märksõna. jah, number 15-ga, täna oli just kliendiga sellest nii tõsiselt juttu, seepärast ma kohe muigama hakkasingi. jah, ehk siis kellel on ka number 15 näiteks seal sünnikaardi kuskil numbritest ja väga tähtsates kohtades, siis see on üks selline element, mis sind kogu elu trigerdab. jah, ehk siis kes sai number 15, siis tema võib ise olla kas kaassõltuvuses või siis tema võib olla põhjuseks selleks, et kellega ta koos siis on või kellega ta lähedal on, siis võib tekitada teisele seda kaassõltuvust, aga ei pruugi. kui tulemuseks saite 16, see on siis torni arhetüüp. ja mida siin siis öelda, et need on ennekõike ettearvamatud inimesed. võib juhtuda nii, et ta teeb äkitselt ja tulise peaga midagi väga järsku, lausa radikaalset ning käitub ootamatult heldelt. võib isegi viimase raha ära kulutada, sest teda näiteks ma ei tea, sattus mingisuguse helduse laine peale või vihahoos näiteks võib seda teha. või näiteks talle tuli mingisugune selline, esitati väljakutse. või siis see, et mingi sisemine veendumus. ja see on ettearvamatu heldus, ehk siis 16 on selline väga ootamatu. ja te ei saa ette ennustada, kas see inimene on teie suhtes helde või kitsi. kõik sõltub sellest, millised suhted te temaga üles ehitate. kui te teda närvi ei aja, siis võib temalt ilmselt heldeid tegusid oodata. kui aga ärritate, siis 16 kas kannatab hambaid kiristades ja te ei saa midagi või teeb midagi järsku ja plahvatuslikku. ühesõnaga, see on ettearvamatu. olge torniga ettevaatlik, ehk siis kui te saite aasta kokku liites selle 16. nii, tuli väike ootamatu paus sisse, aga kui te saite kokku liidetud 16 sinna aastasse, siis nende inimestega pigem siis olla ettevaatlik. et nad võivad olla sellised plahvatusohtlikud. no mitte pahas mõttes. kui te saite tulemuseks 17, siis see on tähe arhetüüp ja siin on heldus väga inspireeriv. Need inimesed, kellel on väga hea esteetiline maitse, kui nad heldust üles näitavad ja kingitusi teevad, siis on need samuti tähendusega kingitused ja südamest tehtud ja ajendatud siis pigem ilutundest ja vaimustusest. ja see just liigutab neid inimesi, neid endid 17, kui te saite kokku liidetult ja annab talle võimaluse olla helde. miinuses võivad nad kulutada rohkem, kui teenivad ja seda võite kohata ka ise väga sageli. ja hiljuti oli isegi üks selline juhtum, kus number 17, see aasta kokku liites, siis tegi naisele kingituse, siis aga naise see number siis kokku liidetult see aasta tuli siis 4, ehk siis see on keisri arhetüüp ja mees siis tegi talle ühe kingi ehk siis midagi sellist sümboolset ja naine siis sügas kukalt ja ütles, et oleksid võinud selle asemel 5000 eurot kontole panna. et see siis näitab just selle kahe numbri erinevust, ehk siis üks on hästi radikaalne, hästi jalad maas
ja teine on selline südamest kinkija, ehk siis võite ka siia kommenteerida. ehk siis 17. sündinud inimesed on väga sellised inspireerivad ja üldiselt väga helded inimesed. kui te saite tulemuseks 18, siis see on kuu arhetüüp ja need on väga emotsionaalsed inimesed. ja need on erilised inimesed, nad oskavad materialiseerida, neil on materialiseerimise energia. ja ehk siis see, et nemad, ma olen seda nii mitmes kohas öelnud, et nendel on justkui selle võlukepikene. Neil ainult piisab üles kirjutada oma tulevikuunistused oleviku vormis ja nad saavad väga kiiresti seda, mida nad tahavad. ja nad on väga loomingulised. aga kui siis number 18 saanud inimesed seal aasta kokku liites on miinuses, siis on neist ka, on nendes ka väga palju hirme, foobiaid ja kahtlusi. seega, kui rääkida nende heldusest, kui helde või kitsi see inimene on, sõltub kõik sellest, millises seisundis see inimene parasjagu on. ja kui ta on loomingulises tõusus, tunneb, et tal läheb hästi ja ärevus ei võta võimust, siis võib ta olla väga helde, kuid see pigem on emotsionaalne heldus. kui tal on aga miski elus segamini, midagi ei laabu, siis te vaevalt tema mingit heldust näete, sest temas valitsevad hirmud ja ka heldus sünnib siis hirmust, seetõttu on ka siin raske ennustada, kas ta on helde või kitsi, kõik sõltub sellest, millises energias tema just parasjagu on. kui saite kokku 19, siis see on päikese arhetüüp ja sellised inimesed on tegelikult väga helded. ja taaskord räägin ma siin eelkõige plusspoole omadustest. muidugi on olemas ka miinuseid, kuid enamasti on number 19 saanud inimesed küllaltki helded ja neile meeldib kinkida ja nad ei ole üldjuhul ahned. Nad võivad jagada teiega nii ressursse, emotsioone kui ka raha, aga miinuses tahavad nad aga oma heldusega näidata oma tähtsust, nagu nad püüaksid midagi välja teenida ja see ei pruugi olla puhtast südamest tulev heldus, vaid hoopis katse kellelegi midagi tõestada või midagi ära teenida. mul on endal üks tuttav inimene sellises energias ja üsna helde, aga tihtipeale sealt tuleb väga selline ego küsimus välja. nii, jagage ka, kommenteerige siia ikka, ükskõik mis numbritega see siis ei saanud. kui tulemuseks saite 20, siis see on kohtu arhetüüp ja need on iseenesest põhjalikud ja suure haardega inimesed. küsimus pole siin emotsionaalses helduses, pigem selles, et nad mõtlevad väga laialt. ja need inimesed, kes on helded, aga veel kord, see heldus ei ole emotsionaalne, vaid väärtuspõhine, on need siis 20. näiteks võivad sellised inimesed olla filantroobid ja kulutada suuri summasid heategevusele, kuid samal ajal jätta oma naisele kasuka ostmata, sest nende väärtuspildis on heategevusele kulutamine hea, aga kasuka ostmine näiteks mitte. ja miinuses võivad nad olla tugevalt mõjutatud suguvõsa mustritest, sest 20 on seotud kõige sellega, mis puudutab suguvõsa. kui teie peres on olnud uskumus, et iga sent hoiab eurot, siis võib teist saada ihne inimene, kes paneb iga sendi kõrvale. sest pärelikel hoiakutel on siis nende üle väga tugev mõju. ja kui nad sellest mustrist välja ei tule, siis muutuvad väga suure selliseks raha kogumise energiaks. ja pigem siis nende energia on suunatud suurtele projektidele, mitte niivõrd sellistele isiklikele kingitustele. ja kui tulemuseks saite 21, siis see on maailma arhetüüp. ja see on selline väga küps heldus. ja ta oskab nii raha koguda kui ka raha kulutada. ja tal on ka väga küps suhtumine ka kingituste tegemisele ja ka materiaalsete ressursside kasutamisesse. kui 21 teeb kingitusi, siis on need pigem kallid ja pika perspektiiviga kingitused. ja ta üldjuhul ei kingi selliseid nipsasjakesi. ja kui 21 on miinuses, siis tal on pigem selline tunne, et tal ei ole võimalusi. ja plussis on need siiski märgilised kingitused, mida ta teeb. kui ta teeb sõrmuse, siis see on kindlasti kullast.
kui reis siis kuhugi heasse kohta. Miinuses, nagu ma ütlesin, sulgevad need inimesed oma võimalused ise ja nad ütlevad, et mul pole praegu võimalusi, ma teeksin seda sinu jaoks küll, aga kahjuks praegu ei saa. Ja sellisel juhul pole ka heldusest palju rääkida, see on sunnitud selline kitsidus. Ning lõpetuseks, kui sa said 22, see on selline narri energia, narri arhetüüp. Ka siin on midagi sarnast 10-ga. 22-ga inimesed on niivõrd ettearvamatud, et te võite neilt saada midagi täiesti suurejoonelist ja uskumatut, nii et imestate, et mille eest mulle see kõik. Aga võib ka juhtuda, et te ei saa midagi, kohe mitte midagi. Sest narr võib lihtsalt teeselda rumalat ja küsida, et kas ma oleksin pidanud midagi tegema. Kas oleksin pidanud raha kulutama, midagi kinkima. On selliseid inimesi küll, kes lülitavad sisse niisuguse, et mina ei tea midagi oleku. Et seega siis 22 numbri, kes sai, siis tema võib olla suhteliselt selline ettearvamatu. Ja veel kord tahan öelda, et kui inimene on plussis, siis võib temalt oodata ootamatuid ja suuri kingitusi, väga kalleid kingitusi või sellist tähelepanu ja hoolt, et te lihtsalt ahetate ega saa aru, mille eest teile see osaks sai, aga ta võib ka lihtsalt sellist rumalat mängida, et sul oli sünnipäev täna või? Okei. No sorry. Vaat nii, ehk siis kirjutage kommentaaridesse, milliseid kingitusi te ise teete. Kas lähenete heldusele ratsionaalselt või pigem emotsionaalselt? Ma oleksin väga õnnelik, kui te jagate ka oma numbreid. Ja üleüldse, et kui oluline teile on, et kas inimene on kitsi või on ta helde. Sest on ju inimesi, kelle jaoks see pole tähtis ja kes väärtustavad hoopis muid omadusi. Jah, aga kommenteeri siia, kas sul on see oluline? Minule isiklikult on oluline see, et inimene oleks ehe. Ta oleks just see, kes ta on. Mitte see, et ta kannaks mingit maski ja ta ei valetaks. Vot, helduse ja ihnusega pole siin midagi pistmist. Samas on see, et numeroloogia tegelikult väga palju avab seda energiat just, et pole vaja eriti palju ennustada. Lihtsalt sa saad lihtsalt lahti lugeda. Ja see on ka see, miks mina seda teile toon ja teile räägin, et oleks lihtsam elada ja lihtsam aru saada oma lähedastest. Seepärast, et kui ikkagi on sinu elukaaslasel näiteks seal number 4 aasta kokku liidetult või number 1, siis sa lihtsalt teadki, et ta on selline. Sul pole vaja seal sõbrannadega või sõpradega siis rääkida seda, et no vaata, milline ta on, üldse ei olnud meeles mingi asi. Lihtsalt ta on selline, kõik on okei. Jah, vot niimoodi. Et aitäh teile ja kommenteerige siiani, nagu ma juba ütlesin, ja kutsun teid siis ka jälgima Instagrami lehte, TikToki lehte, Facebookis on siis suletud grupp Numbrite Keel. Ja tuletan veel ka meelde, et jälgige koduleheküljel ka neid sündmusi. Vestlusõhtu on tulemas siis maikuu lõpus, kus räägime siis ka rahaenergiatest ja üldse inimeste omavahelistest suhetest. Ja teen siis iga kuu lõpus viimane pühapäev siis selliseid kokkusaamisi. Kindlasti kõik kohalolijate vahel siis on võimalus rääkida erinevatest teemadest, nii et ma ei jää ainult sinna pealkirja kinni, nii et kasutage juhust. Vot nii. Vist oligi kõik. numbritekeel.ee. tulge hüpake sealt läbi ja vaadake, kas leiate endale midagi huvipakkuvat. Tšau, mina olen Merike, Numbrite Keel, tšau.